mina olen olnud saiasõltlane. See nägi välja nii, et ma sisuliselt otsustasin enam saia, nisu, gluteen, piim, suhkur, kõik seda mitte tarbida, aga vahepeal ostsin ikka saiakesi. Sel korral ma läksin oma saiakesega emotsionaalse söömise töötuppa ja avastasin midagi, mille peale ma poleks elu sees oma mõistusega tulnud. Asi ei olnud üldse saias, vaid minu jaoks oli kõige põnevam moment krõbisev paberkott, kus sees oli saiake. See paberkott, millega ma selle ostsin ja üllatusmoment, isegi kui ma teadsin, et seal koti sees on see sama tuttav kaneelisaiake, aga see hetk, mis oli krõbisev paberkott, mis lõhnab nagu see sinu tuttav sai ja see avamise hetk, et nüüd ma näen seda ja emotsionaalse söömise töötoas tuli mul reaalselt see taipamine, et sellel on otsene seos lapsepõlvega. Sellega, kui vanemad käisid linnas kaubareisil ja tõid sealt midagi põnevat ja see hetk, kui sa nägid neid pakke ja kilekotte, aga veel ei olnud neid avanud, ei teadnud, mis seal sees on. Minu alateadvus oli teinud sama lingi saiakestega ja sellepärast just paberkotis tundusid need mulle absoluutselt vastupandamatud. Sa ei kujuta ette ka, mis võib olla sinu isu taga. Ja seal on mikrobioom ja toidutööstus oma suhkruga, mis on veel sügavamal, mis on selle kõige taga. Kui ma ei oleks emotsionaalse söömise töötoas võtnud reaalselt aega ja rahulikult mediteerides selle teema sisse vaadanud, ei oleks ma seda paberkoti seost mitte iialgi üles leidnud. Ja oleksin siiamaani mässanud oma saiasõltuvusega. Tahtejõugalt pingutades, ikka jälle loobudes ja uuesti alustades. Kui sa tahad ka päriselt aru saada, mis on sinu isu taga, tule meiega emotsionaalse söömise töötuppa 31. jaanuaril kell 13 Tallinnas. Link on klipi all, ole hea ja lihtsalt pane ennast kirja. Midagi kaotada sul ei ole. Või õigemini on küll see kontroll, mille mingi toit sinu üle täna omab.